Me eesrinnas, et tegelikult ma olen väga palju käinud ka erinevatel kas projektiüritustel või kus on noori teistest riikidest ja kui me räägime, et mis võimalused on meil ja kui palju me oleme nagu panustanud sellesse, et noored oskaksid õigesti käituda, rääkimata sellest, et me püüame õpetada ka vanemaid, sellepärast et küberkiusamist täiskasvanute seas on kordades rohkem kui laste seas ja see on palju õelam ja kurvemate tagajärgedega, kui see on selle noorte seas, nii et me oleme panustanud sellesse palju rohkem ja mul on tunne, et see on andnud meile ka ikkagi edumaa. Et on teisi riike, kes veel maadlevad nende asjadega, millest me räägime nii-öelda tehniline oskus, et lihtsalt, mis meil praegu juba on olemas. Mulle väga meeldib see näide, mis on Tartus, et meil on nii-öelda sotsiaalsete oskuste olümpiaad, kus me räägime ära erinevad oskused, mis on sotsiaalsed oskused ja mida noortes on vaja arendada ja need koolid, kes seal osalevad, need teevad selle nimel ka palju tööd ja seda on tohutu vahe on olnud näiteks 3 aastaga, et kui ma esimesel aastal olin punktis, mis oli siis küberkiusamine ja mina olin küberkiusaja ja läbi arvuti siis kiusasin lapsi, siis oli mitmed grupid, kes hakkasid mind vastu kiusama ja mulle vastu halvasti ütlema ja nad tegelikult ei tulnud olukorraga toime. Ja sellel aastal, kui olümpiaad oli, siis mina jäin nii-öelda sõnatuks, et ma ei osanud nagu rohkem enam nagu halvemini öelda või kiusata niimoodi, et ma saaksin need lapsed viia nii-öelda mängu mõttes endast välja. Et järelikult on nendel teemadel õigesti räägitud, neid on õigesti lahti selgitatud, lapsed oskasid mulle öelda, et see, mis sa teed, on kiusamine, palun lõpeta, kui sa seda ei lõpeta, et mida me siis teeme ja nii edasi. Kui me räägime küberturvalisuse valdkonda, siis mina ütleks, et me oleme heal tasemel selles osas, et lapsed teavad, kuidas küberkeskkondi kasutada, aga me oleme tohutult maha jäänud selles, et lapsed teaksid, millal midagi täpselt kasutada, ehk siis meil on puudu sotsiaalsetest oskustest, ehk siis näiteks kui kedagi kiusatakse, et millisel hetkel, mida siis tuleks teha, kuna tuleks abi küsida ja see on see koht, kus me peame lapsi hakkama õpetama. See on empaatiavõime, see on inimese lugemine, inimese tundmine, arusaamine, mis teeb haiget, mis ei tee haiget ja see on nagu sellised pehmed väärtused, millest me räägime tunduvalt vähem kui sellest, et kas meil on olemas mingi äpp, mis tunneb ära siis mingid ohud või et meil on olemas, ma ei tea, mingid rakendused, kus lapsevanem saab ise kõik kinni keerata ja midagi kontrollida. See ei ole ju oluline. Oluline on see, et laps saaks aru, mis on õige, mis on vale ja oskaks vastavalt sellele reageerida ja niimoodi, et ta ei teeks tahtlikult ega ka teadmatult kellelegi haiget. Me võime olla suunanäitajad, et olgu see siis nii tehniliste oskuste poolest kui ka selles, et me juba tegeleme sellega, et teha oma lapsi emotsionaalselt, sotsiaalselt targemaks.